So my name is Peter Lohuis. I have my origin in the Netherlands. I'm from Amsterdam. I work in the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, where I do head and neck surgery for cancer, but also reconstructive head and neck surgery. I do a lot of aesthetic surgery in a private clinic in the Netherlands, and I am co-owner of a clinic which does only aesthetic surgery in Zagreb in Croatia. Tere ka minu poolt, minu nimi on Lauri Maisvee, olen pea-kaelakirurg ja mina pärinen Eestist, olen sündinud Tallinnas Nõmmel ja töötan Fertilitas haiglas ning samuti Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Regionaalhaiglas tegelen mina peamiselt pea-kaelapiirkonna vähipatsientidega ja mikrokirurgiaga ja Fertilitas haiglas esteetilise näopiirkonna kirurgiaga ning tavapärase kõrva-nina-kurgu arstitööga. Well, my good friend Lauri is co-owner of this clinic, and where a lot of stuff is going on. I have a clinic in Zagreb where we do a lot of aesthetic surgery. We both are soft tissue surgeons, and when we are here we help each other with difficult cases. Ma arvan, et selline rahvusvaheline koostöö tegelikult toob Eesti patsiendid ja tegelikult ka arstkonnale palju kasu. Ma arvan, et meil on kõvasti vedanud, et on tekkinud selline isiklik suhe Peter Lohuisiga ja ma loodan sellest tulevikus ka veel palju kasu tõusvat. A rhinoplasty or a nose job, a nose correction, is a procedure where you correct both function and aesthetics of the nose. So the goal is to maintain or to improve breathing, whereas you also try to improve the outer aspect of the nose, how it fits the face, how it balances the face. Niisiis, jah, ninaplastika on selline kombineeritud kirurgiline metoodika nina välimuse ehk esteetilise poole korrigeerimiseks ning samuti vajadusel ka funktsionaalse poole ehk hingamise parandamiseks. Ja ta on minu hinnangul üks keerulisemaid kirurgilisi protseduure, sest iga patsient on individuaalne ja varieeruvust on väga palju. Ja väljaõppe selleks, et korralikult sellist teenust pakkuda on pikaajaline ja nõuab palju aega. A good nose operation is a nose operation where certain features, certain stigma of a nose which are considered not so nice will disappear, and therefore the nose will also disappear in your face. So there's not such a thing as what a beautiful nose, but the nose will be less visible. That's usually what people are offended about. Niisiis jah, kui võtta kiirelt kokku, et mis selline lõikus nagu tähendab reaalselt sinu näole, siis tõesti, kuna nina on üldiselt selline dominant nagu nähtus näos, siis õige ja hästi tehtud ninakirurgia puhul kindlasti ei tohi jääda sellist muljet või arvamust teistele inimestele, et inimesel on tehtud ninaoperatsioon. Just õige lõikus näitab seda, et nina ei ole dominantne, vaid ta sobib väga hästi kogu muu näoga ja proportsioonid on paigas. Usually you are operated on day 1. You will get sutures which will be removed after 7 days. You'll get a cast on your nose which will be removed after 7 days. Then you will see the effect, but the nose will still be swollen, and that will reduce in the 2-3 weeks after that. Usually you take off from work for about 2 weeks, and we will see you for a full year during the recovery period.
ninaplastika järgne taastumisperiood on kuni aasta aega, kuni lõplikud sellised nahatundlikkuse häired on kadunud, kuni kogu turse on taandunud. Aga selline kiire taastumine on tõesti umbes 2 nädalat pärast lõikust. Operatsioonijärgsed õmblused eemaldatakse nädala pärast, samuti ka ninalahas. Nii et tegelikult tavaellu võib inimene minna pärast lõikust 2 nädala pärast üldjuhul. No, Jackson nose is something on the far right side of the spectrum. Complications are after bleeding, which does not happen very often, or infection, which does not happen so much as well. The main concern is the result. So you want to have a nose which is breathing well and which looks good, and that's depending on taste and on the quality of the surgery. So we take care during the surgery that we avoid complications, and we'll talk to patients before the surgery to discover what their wishes exactly are, to try to create and live up to these wishes. Ninaoperatsiooni järgsed tüsistused vahetud on peamiselt kirurgilised ehk siis verejooks ja põletik või mädaniku teke, kui need on üliharvad. Peamiselt ikkagi me peame selliseks subjektiivseks tüsistuseks või muutuseks see, et patsient pole operatsiooniga rahul. Ja seda tuleb nagu vältida korrektse kirurgilise tehnika, hea planeerimise ja hea nõustamisega. Jacksoni nina on lihtsalt selline ekstreemne näide sellest, kuhu võib viia liigne agressiivsus kirurgiga ja liiga paljud operatsioonid. Isegi maailma parimate kirurgide käes lihtsalt ei ole võimalik sellist nina säilitada, kui on tehtud liiga palju operatsioone. Nii et tuleb teha õige operatsioon õigele inimesele ja võimalikult vähe kordi. To a rhinoplasty operation, for everybody who thinks that he is entitled to a better looking nose, who has problems with the appearance of his or her nose, or those who think that they should improve their breathing. Ja operatsioonile tõesti on oodatud kõik inimesed, kes arvavad, et nende nina välimust saaks muuta või nad arvavad, et see oleks vajalik. Küll on selge, et inimene peaks olema juba näokolju poolest välja kujunenud ehk et täiskasvanud inimene. Sellised nagu on need üldised soovitused.